Ja nüüd ometi näen ma sind mõõtmatu meri. Ja me oleme mere kaldal. Me oleme kindluse jalamel. Me oleme paigas, mis kõneleb kahel häälel. Ühelt poolt kõneleb lootusest, igatsusest, lunastusest, merest, kõigist sellest veest, mis ühendab meid maailma ookeanidega. Ja teiselt poolt kõneleb see vabaduse puudumisest. Me oleme ära õppinud laused seeluht maht frei. Mereõhk teeb vabaks, aga see mere ja meie vahel on okastraadid. Me oleme ühe filosoofilise küsimuse ees, kui palju me üldse oleme vabad ja kas me oleme vabad. Kas terve elu ei ole vangla, kas kõik ei ole piiritletud, kas kõik ei ole määratletud. Ja nende küsimuste juurde tulles me tuleme ka sealt filosoofia juures, tuleme ajaloo juurde ja küsime, kes me oleme eestlased, vabad või vangid. 15. juuni 1219. Tallinna lahte randub Taani kuninga Valdemar II laevastik. Taevast langeb Tanneproog, tänaseks maailma vanim riigilipp. Toompeale tekib kivilinn, selle ja mere vahele kalamaja. 300 hiljem on õitsev Hansalinn 3 katku vahel. Ajalookroonik Jaan Kross kirjeldab. Üleval Lasnamäe veerul pöörasid poisid seljad päikese poole ja vaatasid tagasi. Linn seal all oli siit vaadates otse kahtlust äratavalt väike. Mutimulla hunniku jagu katust ja punakat puru müüride hallis rõngas. 1710. aastal alistub Tallinn Peeter Esimesele ning Tallinnast saab impeeriumi üks olulisemaid merekindlusi, samas aken läände. 99 aastat hiljem vallutab kindralfeldmarssal Barclay de Tolly Soome. Helsingi eelpost Suomenlinna vastaskalda merekindlusena raskendab merelt vaenlase juurdepääsu keisririigi uuele pealinnale Peterburile. Keiser Nikolai I annab käsu ehitada Tallinna moodne merekindlus. Esimene kindlusehitis siia kanti ehitati juba Rootsi aja lõpul. Me teame sellest üsna vähe, see oli selline primitiivne patarei, isegi on arvatud, ei olnud päris nagu lahingupatarei, vaid õppepatarei. Ja pärast Peeter I surma, Venemaa oli juba natuks aega Tallinna omanik olnud, siis pärast Peeter I surma, kui Läänemerel olukord pingestus, siis hakati üsna mitut kindlust ehitist Tallinna lähedal ehitama. Ja siia ehitati ka selline veel muldkindlustuse tüüpi nagu Tallinna vanalinna ümber. Ka väga huvitav ehitis, pooleldi nagu mõeldud ranniku poolt tuleva ohutõrjumiseks, pooleldi mõeldud maa poolt tuleva ohutõrjumiseks. Ja 19. sajandi alguses, kui juba sõjatehnika muutus nii palju, et hakati ehitama uut tüüpi kindlusehitisi, aga Tallinn oli iseenesest Venemaale väga tähtis mereväebaas. Ja hakati kavandama siis pärast 1819. aastat, kui selgus, et Tallinna senised kindlusehitised ongi ikkagi väga kehvas seisukorras. Siis kavandati 1820. Me teame sellest projektist ainult üksikuid fragmente, aga see on teada, et vähemalt siia kohta oli ette nähtud fort. 1840. aastal valmib Põhja-Euroopa stiilipuhtamaid kaitserajatisi patarei, mis on tänaseni Eesti suurim, hästi säilinud klassitsistlik ehitis. See rajatakse ajaloolisse kalamajja, paika, mille geoloogiline aluspõhi on ehitamiseks väga tülikas. Kõigepealt me peame alustama ikkagi nendest ideedest, kuidas, mille järele ja kuidas see ehitati. Et see on sekstant mere ääres. See on merendusest tulev, ülekantud arhitektuurne mudel, mis oma kolmnurga kujus meenutab ka natuke vabamüürlikke ideid. Ja sekstant pandud siia Balti mere kaldale, et meile teed juhatada. Ja võt see tee juhatamise, see viit peab siin olema loetav ja peab olema üks neid dominante, millest me lähtume. Ta juhatab meid maailmaveredele. Koos Ahvenamaa kaitserajatistega muutub Vene laevastik Läänemere suurvõimuks. Kuid 1856. aasta lüüasaamine Krimmi sõjas
on Vene laevastikule ja kaitsedoktriinile ränk õppetund. Selgub, et impeerium on oma sõjapidamise viisilt ajast maha jäänud. Tallinn kustutatakse kaitserajatiste nimekirjast ja patarei on üleliigne. Vene-Jaapani sõda tähendab Vene impeeriumile lõpu algust. Viimaseks kirstunaelaks saab aga suur sõda, ilmasõda, mis lõpeb revolutsiooni ja ilmariikide kokkuvarisemisega Euroopas. Maailmakaardile tekivad uued, seni tundmatud riigid, teiste hulgas vabadussõjasütel sündinud Eesti Vabariik. Eesti kaitsevägi ei vaja nii massiivseid kasarmuid, kuid uus riik vajab korra hoidmiseks vanglat ja patarei on selleks otse kui loodud. Vangide elutingimused kujundatakse nii talutavaks kui toonastes oludes võimalik. Eesti Vabariik on parlamentaarne õigusriik. 1930. aastate alguses tehakse patareile juurdeehitus, mis arvestab hoone ajaloolist arhitektuuri, samas parandab vangide olusid. Saabub 23. august 1939, möödunud sajandi olulisemaid pöördepunkte. See sillutab otsejoones teed veelgi suuremale sõjale, teisele maailmasõjale. Euroopa suurriik Poola variseb Wehrmachti ja Punaarmee ühiste löökide all. Poola allveelaev Ortsel otsib varju patarei lähistel. See saab Moskva Kremlile vahetuks ettekäändeks, et nõuda Eestilt baaside lepingut. Poola allveelaev olevat tuputanud Nõukogude kaubalaeva, mis küll pärast sõda jälle välja ilmub. Eesti on ihuüksi ja otsustab järele anda, et võita aega ja säästa Eesti inimeste elusid. Juunis 1940, kui maailm jälgib tardunult Wehrmachti sissemarssi Pariisi, marsib Punaarmee Tallinna, Riiga ja Vilniusesse. Eesti ja Balti riikide elus algab täiesti uus aeg. Seadus maksab vähem kui paber, millele see on kirjutatud. Sõjaline vastupanu võõrale võimule on nüüd lootusetu. Algab massiline terror, mis suunatakse eelkõige rahva harituma ja teovõimsama osa vastu. Oma elu kaotab 10 kunagist riigivanemat, teiste seas Jaan Tõnisson ning Jaan Teemant, kelle oletatav hukkamispaik on patarei. Vahistatakse 68 viimase Riigikogu liiget, kellest 36 lastakse maha. Esimese Nõukogude okupatsiooni genotsiid kulmineerub suurküüditamisega 14. juunil 1941, mille Eestist viiakse loomavagunis Venemaale 10 000 inimest, sealhulgas vanureid ja lapseootel naisi. 22. juunil 1941 lõpeb Hitleri ja Stalini sõprus. Wehrmacht jõuab välksõjaga Eesti piiridesse. Uusi vabastajaid tervitatakse rukkililledega. Nii suur on kergendustunne. Ent peagi ilmneb kogu karm tegelikkus. Berliin ei taha Eesti Vabariigist midagi teada. Vaenlase number 1 asemel on saabunud vaenlane number 2. 3 aasta jooksul hukatakse 7800 Eesti kodanikku, nende hulgas ligemale 1000 juuti. On teada juhtumeid, mille eestlased varjasid oma juutidest kaaskodanikke. Patarei on osa holokaustist. – 1944. aastal tuuakse siia juute ka Prantsusmaalt. On dokumenteeritud 207 juudi mehe hukkamine patareis. 1944. aasta kevadel jõuab Saksa julgeolekupolitsei Eesti vastupanuvõitlejate jälile. Paljude tee viib patareisse, teiste hulgas noor Jaan Kross. Sakslaste lahkudes annab viimane seaduslik Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes professor Jüri Uluots Otto Tiefile ülesande moodustada uus vabariigi valitsus. 10 ministrist vaid 3 õnnestub jõuda Rootsi, ülejäänute saatus on patarei.
Hukatakse ülemjuhataja kindralmajor Jaan Maide ja sisekaitseülem Juhan Reigo. Teine Nõukogude okupatsioon jätkub veelgi jõhkrama terroriga. Üle maa veereb vahistamiste laine. Patareisse tuuakse hulgaliselt metsavendi, aga ka kahekordne olümpiasangar Kristjan Palusalu, kel oli õnnestunud läbi Soome rinde deserteeruda Punaarmeest. Enne sõda oli Palusalu töötanud patareis vangivalvurina. Stalinismiaegne lõppakord on juunikommunistide vahistamine aastal 1950. Henrik Allikut, Ants Kruusi, Nigol Andreesenit ja teisi süüdistatakse kodanlikus natsionalismis. Allikul avaneb võimalus võrrelda Pätsi-aegset patareid Stalini-aegsega. Olgugi, et Hruštšovi sulanäis toovat viivuks leevendust, jääb patarei kriminaalvangide kõrval teiseks koduks paljudele vabadusvõitlejate põlvedele. Siin on karistust kandnud Mart Niklus, Enn Tarto, Erik Udam, Arvo Pesti, Viktor Niitso ja paljud teised. Patareis lõppes ka tehnikateadlase, Lenini preemia laureaadi Johannes Hindi elutee. Okupeeritud Eesti Vabariik kaotas 51 aasta jooksul 90 000 kodanikku hukatuna või hukkununa. Teist sama palju jäi jäädavalt võõrsile. Ligi 18% inimkaotuse suhtarvuga oleme Euroopa riikide tipp. Sellele süsteemile on olulisem mitte see, kas sa maalid Leninit ja loomulikult sunnitakse Leninit maalima, vaid see, et sa kardad. Sa kogu aeg kardad. Need süsteemid manipuleerivad inimestega läbi hirmu. Siinpoolsed need aknad olid siis suukorvidega, tähendab kastidega kaetud, nii et ainult päiksevalgus paistis sisse, aga ise läbi akna välja midagi ei näinud. Aha. Siit anti toitu sisse, siit oli silm, millest ta vaatas, tuli nagu kass susside peal ja kui meiega omavahel juttu ajasime, siis ikka meie silmad oli kogu aeg siin, et kui ta nii tegi, oli nagu peegel midagi tuli, et ja siis pidi vait olema kohe. Põhiline probleem oli, kas ma saan selle pisikese niru inimesega hakkama, kes patareis on sinu ümber ju, sest 30 aastat ei olnud patareis olnud naispoliitvangi. Ja puudus nagu see teadmine ja sa ei tea ju, kui tugev sa oled ja või kui kole see on, mõlemad pidi. Kambris oli kõigepealt 4 koikut 2 koiku asemel. Akendees oli seespool üks lisatrell ja väljaspool siis žalusii või Rootsi kardin, mis siis valguse ära varjas. Tähendab, et aknast ei näinud välja põhimõtteliselt. Kraan oli, peldikukraan oli, aga muus mõttes ta on kaunis sama, ta on üle värvitud. Ja kambri ukse sees oli hädaabinupp, mida seespoolt vajutades siis väljapoole kukkus selline väike punane lipukene, et siis nagu see valvur, kes siin koridorides käib, sai tähelepanu pöörata, et siin, mis siin toimub, et keegi on hädas või on mingi mure või. Venemaa president Vladimir Putin on nimetanud Nõukogude Liidu kokkuvarisemist 20. sajandi suurimaks tragöödiaks. Selle jutumärkides tragöödia tulemusena hüljatakse järk-järgult ka patarei. Viimased 10 aastat on rajatis seisnud kasutuseta. Patarei vastu tunnevad huvi peamiselt üksikult uitavad lääne turistid, kelle arv aina kasvab. Väärtuslik hoone laguneb. On olemas selline turismilehekülg TripAdvisor, kuhu saavad inimesed oma arvamusi kirjutada. Ja sel aastal patarei võttis selle TripAdvisori auhinna.
kui üks huvitavamaid objekte. Et seal on sellised ülivõrdes kirjeldused ka, et öeldakse, et midagi sellist maailmas kuskil ei ole nagu see patarei. Ja ilma igasuguse reklaamita on see sõna maailmas levinud, et siia tulevad inimesed Ameerikast, Inglismaal spetsiaalselt, et patareid vaadata. See, mis selle kindlusvangla juures kõige enam nagu tõmbab, ongi šokiturism. See autentne atmosfäär peab mingis osas patareis jääma. Tagantjälgi mitmed kümned ja 100 aastat hiljem saab öelda, et üks suuremaid nuhtlusi siin koha peal on loomulikult see, et põhjavesi on suhteliselt lähedal ja kui omal ajal saadi hakkama kõige lihtsama savikihiga, raske savikihiga, siis elu on nüüd näidanud, et see niiskus on ikka üks hull asi ja ta tuleb vaikselt ülesse poole. Teine hull röövel selle hoonekompleksi jaoks on see niiskus, mis tuleb ülevalt poolt. Ja vesi teeb oma tööd, ega vee jaoks ei ole vahet, on see kuskil koobastes või hoones. Nii et vahet ei ole, ühesuguse töö teeb vesi ikka ära ja kui siis nüüd mitte oma varba ette vaadata, vaid hakata vaatama lihtsalt natukene kõrgemale, siis on näha neid niiskuse ja vee kahjustusi ja nendel on ka hull järelmõju ja kallis järelmõju. Aga kui me tuleme nüüd kogu selle katuse temaatika juurde uuesti tagasi ja maapinna peal vaatasime karniisi, siis siin me võime vaadata ringi ja näiteks neid samu korstnaidki. Kui hakatakse katust tegema, ega siis neid korstnaid ei saa ju samamoodi jätta. Need korstnad ükskõik, kas hakatakse kütma, mismoodi hakatakse kütma, pole oluline, nad on ju täitnud ka ventilatsioonifunktsioone ja sellepärast need tööd tuleb ka teha. Kohe siin pleki all on ju vanad puitkonstruktsioonid, osaliselt on nad läbi mädanenud ja hakanud vajuma ja kui juba puitsarikad on ära vajunud, siis neid tagasi tõsta praktiliselt pole võimalik, siis tuleb nad välja lõigata ja tuleb panna sinna uued konstruktsioonid asemele. 2015. aasta hilissügisel valis üle-euroopaline valitsusväline muinsuskaitseorganisatsioon Euroopa Nostra Tallinnas asuva patarei meie maailmajao 14 enim ohustatud mälestise hulka. Sellega saatis Euroopa Nostra maailmajaole 2 sõnumit. Esiteks, patarei on oluline kogu Euroopa pärandis. Ja teiseks, patarei on ohus, kuid seda saab ja see tuleb päästa. Tarbekorral kogu Euroopa abikätt vastu võttes. Me fokusseerime sellele ühele objektile, mis on muinsuskaitsealune patarei, et just ka see laiem kontekst on see, et siin neid tühjasid ja lagunevaid mälestisi on olnud tohutult ja varem või hiljem nad on niimoodi järk-järgult leidnud omale funktsioonid ja leidnud omale tegijad, et sellepärast just ongi minu silmis ka see lootus täiesti reaalne, et küllap leiab ka see, et lihtsalt Põhja-Tallinn on niivõrd suure arengupotentsiaaliga, niivõrd kiiresti selle asjad toimuvad. Selge on see, et see hoone ei jää tühjaks. Ta on nii võimas arhitektuurselt ja ajalooliselt, et kindlasti sinna leitakse midagi, aga küsimus on, et millal ja kuidas riik suudab sellega tegeleda. Praeguseks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts nagu selgelt väljendanud seda seisukohta, et nemad soovivad seda maha müüa ja ei hakka ise arendama, et sellisel juhul muidugi on siis ka see eraarendaja seal võimalik, et selleks ongi paika pandud enne müüki juba, on kogu alale tehtud muinsuskaitse eritingimused, on menetluses detailplaneering, mis ilmselt kehtestatakse enne müüki, ma eeldan vähemalt, ja need annavad need piirid kätte, et kui palju saab eraomanik seal toimetada. Kui sa Venemaal ja kui keegi juhtub Moskvasse ja läheb taastatud Kristus lunastaja kirikusse, sellesse pompöössesse, kus toimuvad kõik ametlikud üritused, kus me näeme riigijuhte koos kirikujuhtidega, siis seal ei ole mitte mingit pühadust.
on tühi. Ja te lähete mõnda väikesesse maakirikusse. Seal on sajandite jooksul kõlanud palve ja see on püha koht. Siin on kümnete aastate jooksul kõlanud inimeste palved, soovid pääseda. See on läbi imbunud inimtragöödiates. Kas saab olla paremat, sõna ei ole ka hea, kas saab olema õigemat mälestusmärki kui see. Kui me püstitame mingist kivist ükstaskõik, kui õnnestunud ta ei ole, ta võib olla hea kunstiteos, aga tal ei ole kunagi seda sümboolset ja sisu, mida kahjuks paraku omab see hoone. Muuseumi mõiste on väga muutuv mõiste ja samamoodi museaalne on tegelikult väga muutuv kontseptsioon, et kui me räägime, mida tähendas muuseum 100 aastat tagasi või mida ta tähendab täna, siis see on väga palju muutunud. Aga ma arvan, et kuhu muuseumi mõiste liigub üleüldiselt on selline elav muuseum, tulevikku vaatav muuseum, mitte mineviku muuseum, niisugune memoriaal, vaid pigem selline elav ja elu täis keskus, mis on atraktiivne sealhulgas ka noortele ja lastele, kellele siis neid teadmisi peaks edasi andma ja kandma. Iga päev patareist tuli peadel tsirkusest, appiiriulite naeravad, Ausmaa koori kõik lauljad on ühest perest ning neid ühendab mõte lauluga hoiame mälestust. Ja neil on, mida mäletada. Enne teist maailmasõda oli selles peres 4 politseinikku, kellest 3 jättis elu Siberis. Paljude pereliikmete sunnikodu oli Patarei vangla. See laul on sündinud Patarei müüride vahel. Kooris laulab mitu tänast Eesti Vabariigi politseinikku. Iga päev Patareist nudi peadel tsirkusest, appiiriulite naeravad, sööjo, domino, klõvinad, džässilaulud saadavad, kuni ukselugi kergata. Aga Patareil on selles mõttes olemas tohutu potentsiaal, et seal on juba see elu sees, et sinna ei pea selles mõttes väga palju juurde looma, et ta juba iseenesest räägib ja kõneleb nii palju lugusi, et nüüd tuleb neid lugusi võib-olla natuke rohkem selgitada või natukene rohkem konteksti sinna taha ja juurde panna, et nii noored kui vanemad inimesed mõistaksid seda, mis seal on toimunud. Eesti Sõjamuuseum, kindral Laidoneri muuseum on välja töötanud pikaajalise kava, kuidas võimas ajaloomälestis ellu äratada. Tuleb ühendada riigi, linna ja eraalgatuse jõud, nii-öelda public-private partnership, ning tuua Patareisse tuumikmuuseumina üle Eesti Sõjamuuseum. Samasse tuleb rajada ka kommunismi ohvrite ja külma sõjamuuseum, samuti Patarei enda muuseum. Ühtlasi kujuneb Patarei märgilise tähendusega ajaloo uurimise ja ajaloo teadvustamise keskuseks, kus korraldatakse konverentse, õppepäevi ja nii edasi. Samas on Patarei kasutatav majutus- ja toitlustuspaigana. Sel on vahetu side kõrval asuva lennusadamaga, mis on meremuuseumi osa. Tegemist on ühe ilusama merevaatega Tallinna lahele, kus muidugi on eriti kena olla, kui on ilusilm, aga on ka omamoodi karm ja huvitav olla, kui on halva ilmaga. Ja selles heas merevaates on meil selja taga nii lennuangaarid kui ka Patarei, nii et mis oma merevaatega on üks imposantsemaid merekindlus üldse, nii et 2 asja lähevad väga kenasti kokku ja hakkaksid üksteist kenasti täiendama, nii et mida rohkem tuleb kultuurset ümbruskonda, seda rohkem me suudame Tallinnat avada ja tutvustada, nii et see on aga meie kohus. Täna asub Eesti Sõjamuuseum ajaloolises Viimsi mõisas. See on väga armas koht ja tähtsa ajalooga. Siin see kuulus kindral Laidonerile ja tema perele enne teist maailmasõda. Ja ka muuseum on ise arenenud isikumuuseumist, kindral Laidoneri muuseumist tasapisi teemamuuseumiks, täiemõõtmiseks sõjamuuseumiks. See tähendab ühelt poolt rasketehnikat, mis nõuab väärikat keskkonda, eksponeerimisvõimalust, kõige selle juurde kuuluvaga. Teisalt ka kõik teised museaalid, neid on ajapikku kogunenud ja meil on kindlasti näidata rohkem, kui meie tänastes ruumides näidata saab. Patarei oleks selles mõttes suurepärane asukoht.
oleks inimestele lähedal ja kui me mõtleme selle hoone suurusele ja me ei taha sugugi tervet hoonet endale, siis sinna mahuks kindlasti hulgaliselt näidata nii sõjatehnikat, raskemat tehnikat, kahuritest, tankidest, kuni tegelikult asjadeni, mis justkui pealtnäha ei nõuagi ruumi, aga nad nõuavad korralikku keskkonda, väiksemad relvad, vormid, väga erinevad asjad, mis Eesti sõjaajalukku kuuluvad, et näidata seda muinasajast kuni kaasajani läbi inimeste, läbi relvade erinevates mõõtmetes. Kui 1919. aastal kirjeldati muuseumi asutamise plaani ühel tänases mõttes A4 leheküljel, mis kirjutati polkovnik Sootsi poolt, siis sellele kirjutas peale kindral Laidoner ühe lause. See on täitsa hea mõte ja peab täide viidud saama. 100 aastat hiljem, 2019, võiks meil olla plaan ja tegutsemisjuhis, millele võiks ka peale kirjutada, et täitsa hea plaan ja peab täide viidud saama. Kõik hävib, kõik kaob. Ja ma arvan, et see sõrmepuudutus, see soldati higi, need vangi mälestused oma endisest elust ja ehk oma tulevasest ja lõppude lõpuks miks ka mitte see viimane päikesetõus enne hukkamist. Me peame mäletama minevikku, kuid mõtlema, milleks see minevik oli loodud ja kuidas ta läbi meie, läbi selle hermeneutilise tehte, et me läheme tagasi läbi ringi. Me läheme tagasi, me toome sealt esile selle, mis meile tundub täna oluline, kuidas me selle alles jätame ja kuidas me seda oma uute unistustega kokku viima, kuidas minevik mängib tulevikus. Söö jo, domino, klõvinat, džässilaulud saada